Ja lõpetuseks. Terviseamet andis täna teada, et saabunud on uus kogus leetrivaktsiini. No jaa, aga sa võiksid rääkida ka sellest, et vaktsiinide mõju tegelikult ei uurita. Siinkohal pean sind korraks parandama, sest vaktsiinide ohutus ja kvaliteet sõltub tegelikult 2 etapist. See on nagu hõrgu kanaga. Enne valmistad ette, siis küpsetad. Enne ravimi müümist viiakse läbi mitmefaasilised uuringud, millega kogutakse ravimi kõikvõimalike omaduste, sealhulgas kõrvaltoime, efektiivsuse ja ohutuse kohta infot. Andmete alusel luuakse eeldus ravimi mõju kohta. Nagu toidul, nii on ka vaktsiinidel müügiluba, mis garanteerib, et ravim on ohutu ja efektiivne. Kui tehnikaseadet saab veel parandada, siis ränga eksimuse korral inimelu kindlasti mitte, sest on tänapäevased ravimid kõik moodsa meditsiini tipptasemel, täiega range värk. Võtta istet. Euroopa Ravimiameti väljastatud müügiluba kehtib kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides, aga müügiluba saab taotleda ka üksiku liikmesriigi ravimiametilt, mis kontrollib vastava taotluse põhjal ravimi kvaliteeti, ohutust ja efektiivsust. Müügiluba antakse 5 aastaks, pärast seda pikendatakse müügiluba tähtajatult. Ai, see oli nüüd küll veidi valus. Aga mitte nii valus kui need õppetunnid, mida võiksime saada vaktsiine alahinnates, nii et peame meeles. Põhjalikult kontrollitud vaktsiinid päästavad meie elu.